Aga sellega te ei nõustuks, et Euroopas nende horisontaalsete eesmärkide juurutamisega on liiga kaugele mindud? Statistika ei näita meile seda. Et see on nagu kui ma 10 aastat tagasi arvasin, et pseudoteema, täna ma olen arvamusel, et see on tähenduslikas osahankija töös. Et teadmist on tulnud juurde, räägitakse väga palju. Et täpselt nii nagu innovatsioonist riigihangetes räägitakse väga palju, aga mingit innovatsiooni hankimist väga sageli ette ei tule. Et sama on tegelikult ka strateegiliste hangetega, et Rahandusministeerium trackib neid sihtnäitajaid ja kaugeltki me ei ole seal, et pooled hangetest või isegi 30% hangetest oleksid kaasanud enda dokumentisse mõnegi sotsiaalse väärtuse. Ehk ma arvan, me ei ole läinud pendliga praegu teise äärmusesse. Pigem, mis nagu toimub, on see, et otsitakse neid tõsiselt võetavaid võimalusi, et kuidas seda teha. Et kas võrdne palk, eks ole, nendele, kes hankelepingu täitmise osalevad, kas see on sotsiaalne väärtus, kas võrdse tööst võrdne palk on see väärtus, kuidas seda mõõta, kuidas seda kontrollida, mida see tähendab, kui näiteks tehakse õigusteenuse hange, siis öeldakse kõik, kes seal hankelepingu täitmise osalevad, et peavad saama nagu võrdse tööst võrdset palka. Mõelge, mida see tähendab tegelikult selles riigihankes, et vandeadvokaat, jurist, praktikant, kõik töötavad seal. Mis on see võrdne töö ja kuidas seda tasumudelit siis peaks nagu reaalselt selle lepingu täitmise käigus nagu mudeldama. Et keeruline, et selle üle käib diskussioon. Aga ma arvan, et võib-olla üks hea lahendus on see, et ega need sotsiaalsed väärtused ja keskkonnahoidlikud nõuded ja innovatsioon, et seda ei pea tingimata kehtestama kui kohustuslikke nõudeid riigihangetes. Et me võiksime, eriti just sotsiaalsete väärtuste puhul, anda see nii-öelda vabatahtlikuks pakkujale ja selle võrra saab siis hindamispunktides natuke eeliseid. Ehk sotsiaalsed väärtused oleks väga mõistlik panna just hindamiskriteeriumite kaudu riigihangetesse.